alati iga erineva nurga pealt hakkad nagu rääkima või mõtlema, et mis see siis on, et siis küsid endalt kordad küsimust, et mis see siis on, et mis see teema siis on, millest sa siis nagu tegelikult nagu et sa ei räägi ju sõjast, sa viitad küll sõjale, ütleme niimoodi, et NATO lipud, ütleme minu märgisüsteemid viitab sellisele kaitsesõjalisele organisatsioonile, ehk siis lihtsustatud võib sellelt tõmmata ka nagu paralleeli, et siis ta vihjab nii-öelda ka kõige aktuaalsema teemale, eestlased Afganistanis või Afganistanis, mis on kõige sügane, nüüd ka Mali, et alati on vaja sekkuda, minna, teha, ja aga kas keegi küsib, et samamoodi nagu eestlaste käest, et see on küll loll, mina ka ei peaks seda küsima, et miks nad seal on ja me oleme seal organisatsioonis, me oleme seal, me toetame seal, kuigi see pole üldsegi meie rida ajada, et me oleme suures süsteemis, me oleme mustvalges süsteemis ja me ei saa öelda, et see nagu ei puuduta meid või et mis me siin üldse siin nagu Lähis-Idasse läheme, et mis see nagu, see ei ole meie asi nagu ajada, et keegi ju meid nagu ei ründa ja mis me siis nagu sekkume sinna, et aga see ei olegi nagu meie koht küsida, oled vait ja oleme vait ja edasi teenida, et need küsimused on sellised ja mõtlengi, et miks peab üldse sõda olema, miks sõdida, ma arvan, et see ei ole isegi see koht, et ma isegi ei tahagi neid küsimusi hakata küsimusi, et olenevalt, kus ma olen või kellega ma koos olen, siis see vastus tihti muutub, et siin olles sa kujutad ette midagi, mida sa ei näe, hoopis teistmoodi, kui sa seal sees oled, et see kontakt on alati erinev, et oled sa seal, puutud kokku sõjaväelasega, oled sa Eestis, puutud kokku, see kõik muudab seda nagu taustsüsteemi ja seda ka nagu vastust tegelikult. Et ei hakka sellist lolle küsimusi nagu koha peal nagu küsima ja siin ma võin muidugi filosofeerida, aga ei, sõda on halb ja mis me peame üldse üksteist tapma, aga kui sa oled vastasega nagu silm silma vastu, sama vastuse, et siis nagu mis sul on? Ma arvan, et enamusel on ellujäämisinstinkt ja ta käitub vastavalt sellele, et isegi ei mõtle selle peale. Aga kui ma istun mugavalt oma keskküttaga korteris tugitoolis, siis on jube hea seda hakata nagu niimoodi kräunuma ja vinguma selle üle, et kas ja kus ja mis on. Et sellepärast ma ei taha ka mingit veksleid kunagi välja käia, et ka mina istun vahel seal tugitoolis ja lasen endal rohkem luban endal sõna pruukida, kui võiks, ja kui ma tõesti visatakse mind sinna kuskile liiva sisse, rooma siin ja ole siin nii nagu juhtub ja saad süüa siis, kui saad ja magad seal, kus saad, sa võtad hoopis teise hoiaku ja suhtud sellesse asja hoopis teistmoodi, et see ei olegi nagu oluline, et tegelikult on oluline see, et kuidas nii-öelda kunstnik töötab. Ja see oli ka küsimus seal, mis minule kogu aeg esitati, ja mis see on siis, ja sa oled ju kaasaegne kunstnik ja mis sa siis teed, ja et umbes räägi. Ja siis ma üritasin tuua selliseid näite olukordi, mis ei oleks nagu kunstiga seotud, aga lihtsalt, et kui peaks leidma loovaid lahendusi, et on selline situatsioon, üritame selle nüüd lahendada, ja kõigil hakkab mõte tööle tegelikult, ja sama hästi see võiks olla kõik muuseumis need mõtted, aga inimene nagu kardab seda liiga sellist nagu raami pandud sellist, et see on kunst ja see ei ole kunst, aga kui sa selle esitad hoopis nagu teise nurga alt, et kuule, et siin on üks kivikesed maas, et mis sa arvad, mis sellega võiks teha, aga mitte niimoodi, et me lihtsalt korjame kivid üles, et äkki nummerdaks nad ära, äkki paneks nad kuskile transpordikasti, laseks saata need Eestisse, ja siis kõigil hakkab mõtte lendama, kõik hakkavad nagu natuke nagu nalja tegema, aga kui mõtlen, aga siit on ju potentsiaal juba, et võiks juba olla nagu muuseumi kunst, et nad nagu naersid koha peal, et eestlastel on päris vaba voli nagu transporti saata Eestisse, et ei ole piiranguid kaalu osas, aga brittidel on väga tugevad piirangud ja siis nad hakkasid juba edasi fantaseerima, aga lasekski kõik need kivid, mis sa oled siin ära spreitanud siin õue peal, laseks need kõik ükshaaval ära nummerdada, paneksime nendesse kastidesse ja kutsuks nagu Briti politsei käib kontrollimas siis nii-öelda, et mida siis saadetakse ja mis kogustes, et öeldagi, et meil läheb siit nüüd 20 kasti kive läheb Eestisse, miks, mis mõttes, kas teil pole Eestis kive, et mul nagu kohati tundub selline missiooni asi ka, et ma nagu olen kuskil nagu vahelüli sellised tavapubliku või et ei ole see haritud kunstipubliku, on see tavainimene, et teda siis nagu tuua kuidagi näituse saali ja siis talle seda anda see ots kätte, et ta nagu hakkaks kuskilt nagu ise edasi mõtlema ja see läheb nagu nii väga huvitavaks alati, et
et noh, see ei ole nagu probleem, et aga kuidagi on mingi hirm ja mingisugune liiga siuke akadeemiline barjäär on seal vahel või liiga keeruline tekst või ma ei oskagi öelda või noh. Ma räägin ikkagi kontaktist, sellepärast, et Afganistan oli nii-öelda see lähtemootor, mis selle asja nagu käivitas, aga see sealt nagu nii-öelda kujunes edasi, et näitus ei ole ju Afganistanist tegelikult, ja näitus ei ole ka nagu tegelikult sõjast, et ma nii palju, kui ma hakkasin seda nagu seedima ja mõtlema, siis ma jõudsin sinnamaani, et kas mulle päriselt läheb korda, et seal on sõda või seal ei ole sõda. No, tegelikult mulle ei lähe see korda nii väga inimesena, ma ei ole selle kokku puutunud, ma ei ole selle valdkonna sees, et mind otseselt ei huvita see kaus olla. Aga et kuna ma sattusin sellisesse keskkonda, siis oli see niivõrd erinev ja niivõrd võõras, mille vastu ma pole kunagi huvi tundnud, ei mingi sellise poliitilise aspekti ega sõjateema vastu. Aga kuna ma sinna sattusin, siis loomulikult ma üritasin siis kurssi viia, aru saada, mis toimub, miks, kes, kelle poolt, kelle vastu, mis toimub, on. Et see ongi, ja siis ma pärast mõtlesin, et mis see asi siis on, et endiselt ma ei taha sõna võtta selles suhtes, et kas, kes, kus peaks olema või sõdima või mitte sõdima, on. Sest et ütleme, et kui sa oled seal koha peal, siis see on nagu loll küsimus ka, et kas hakata filosofeerima teemadel, et kas sõda või kas sõdime või sõdi, on. Et siis on olukord, et mitte küll minul on, aga et on sul vastas keegi, sul on kontakt ja see sõna või see ütleme, pealkiri tuligi sealt, et ma tavaelus ei kasuta sellist, et kui ma puutun kokku mingisuguse teema või uue situatsiooniga, ma ei kasuta sõna kontakt mitte kunagi, et see on väga selline sõjaväesüsteemist üle võetud nagu selline, et kui sa kellegiga nagu satud nii-öelda vastakuti, et siis sa astud kontakti, on. Aga guugeldades on see ka kokkupuude ja nii-öelda tegelikult see ei ole ainult nagu sõjataustaline sõna, et ma võin ju tavaelus ka kontakti astuda. Ja siis ma seda tükk aega nagu ketrasingi, et mis see siis on, et mis ma sealt sain või mis ma sealt siis nagu õpin, et kindlasti ma ei ole mingisugune ekspert rääkima teemal, ma ei tea, sõda ja Afganistan ja NATO on ja mind nagu nii sügavuti see ei huviti, vaid mind hakkas huvitama see, et mis ma sealt ise sain ja kuidas ma sellest siis suhtusin või kuidas ma hakkasin seda endaks nagu lahti arutama. Et mina ikkagi käitun kunstnikuna, et ma olen seda õppinud, mul on see süsteem, mul on sellised nagu märgisüsteem, mul on mingisugused sümbolid, mida ma olen harjunud kasutama, punane värv tähendab ühte umbes, sinine värv tähendab teist, roheline tähendab kolmandat, on. Et siis ma nagu vastavalt nendele ikkagi hakkan analüüsima ka vastas olevat mis iganes inimest, situatsiooni, olukorda ja samamoodi ma tegelikult käitusin seal, et ma küll olin seal, ma ei olnud seal ajakirjanik, ma ei olnud seal sõjaväelane, ma olin seal ikkagi tsiviil, ma olin seal kunstnik ja ütleme, vastaspoole oli ka väga raske aru saada, et kes sa siis oled, et naisfotograaf, ma ütlesin, kindlasti mitte naisfotograaf, et ikkagi nagu kunstnik, et siis nagu baretiga ja pintsiga, ka mitte nagu päris seda, on. Et siis ma üritasin oma nagu valdkonnast lähtuvalt siis nagu seal käituda ja tagasi tulles siis ma seda teemat nii-öelda arendasin edasi, et mis see siis on, et nii-öelda ja mis oli nagu põhiprobleem, et näidatakse ju seda sõda suht mustvalgelt, et kui sa võtad NATO kodulehe, seal on ka samamoodi mustvalgelt, me teeme nii, me oleme selle poolt, meil on sellised organisatsioonid, ma ei tea, sekkume sinna, ei sekku sinna, on väga selline selge pilt või mustvalge, on selline arusaam ja ütleme, et siit poolt vaadates ongi sõdarahu, on armastus, vihkamine, sellised nagu hästi tugevad vastaspooled, on. Aga seal vahel on ju väga suur teine võib või? Ma hakkasin 2013 kõigi kirjutama. Kai Kalja pani siia. Pähe. Palun. Et väga selline mustvalge selline maailmavaade või selline lihtsustatud nagu mudel, et on nii, me käitume niimoodi, saate aru, meil on sellised reeglid, et vahet ei ole, mis seal vahel siis on, et me oleme üks meeskond, et tegelikult ei ole ju, seal on nii palju igasugust muud isiklikku, seal on nii palju eri leveleid tegelikult, kui sa hakkad nagu seal süüvima, et ei ole nagu mustvalge maailm
ja kui ma selle mõtte peale, selle lipu mõtte peale tulin, siis ma alguses võtsin mingid osad lipud, ainult tõmbasin need mustvalgeks ja hakkasin analüüsima, et väga kummaline, et kui ma ise mustvalget maalin, ma olen harjunud sellise kontrasti peale alati mängima kõike, et tähtis on sügavus, et kuidas sa vormi saavutad selle sügavusega, see tähendab seda, et sa pead piisavalt palju lisama kontrasti ja heledust, et tekib see vorm, kolm tooni alati. Ja kui ma lipud tõmbasin mustvalgeks, siis ma avastasin, et selle peale pole mitte keegi kunagi mõelnud, kui keegi ei näe seda mustvalget, või tähendab värviliselt, kui seda nähakse mustvalget, et siis Eesti lipust saad kohe aru, sest see on väga selged piirjooned. Aga mingid riibud, mingisugused riibud, mingi kollane, punane ja nende värv on küll erinev, kollane, punane erinev, aga tonaalsus on suhteliselt sama, kui sa nad mustvalgeks teed, et sul on hall ja hallis, et sa kaotad nagu igasuguse omapära, et sa oled nagu üks selline hall mass, hall süsteem, sul on reeglid ja sa sees toimetad, ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et kuidas seda siis tõlkida enda visuaalsesse keelde, mitte nagu kirjakeelde, mitte mingisse nagu poliitikasse, vaid lihtsalt nagu kunstnik mõtiskleb teema üle, et ta käis Afganistanis või ta puutus kokku mingisuguse teemaga või tal oli kontakt, siis ütleme seda lihtsust, et tal oli kontakt mingi teemaga, millest ta ei ole kodus, aga kuidas ta seda siis nagu enda jaoks nagu seletab lahti või kuidas ta seda hästi lihtsustatult nagu, kuidas ta sellest aru saab, väga selline lihtsa kohe, et on selline mustvalge süsteem, meil on reeglid, me käitume niimoodi, aga samas, kui sa natukene seal nagu räägid inimestega, siis on seal nii palju alaleveleid veel, et mis annab tegelikult värvi, et on hästi huvitavaid persoone, hästi huvitavaid tegelasi, kes on tavaelus, ma ei tea, firmajuhid, teevad oma äri, metalliäri, mis iganes, ja siis nad on kuskil süsteemis ja tal on mingisugune selline kivinägu ja selline mustvalge nagu, et meie siin oleme nii, ja kui seda ka nagu hakkad natukenegi rääkima või ta tuleb ise sinuga rääkima, siis avastad, et see on hästi huvitav taust ja mida ta kõik on teinud ja kus ta on käinud ja mis ta üldse sellest mõtleb, ja siis ma jõudsingi oma sellise nagu süsteemi lekkeni, et süsteem ei ole kunagi alati, sa arvad, et sul on perfektne süsteem ja sa leiad, et seal on ikkagi mingisugused kitsaskohad, mingisugused augud ja sealt kuskilt lekib ja see kunagi ei saa perfektset maailmakorraldust olla, et hea uus maailm ei toimi nagu nii-öelda. Et siis ongi selline lihtsustatud visuaalselt selline lekkesüsteem, kus kes iganes võib siis mida sealt nagu välja lugeda, et kas siis, et maailm on tegelikult värviline või maailm on tegelikult mustvalge ja et ma arvan, et minu mõistes on see selline klantspilt on nagu selline väga lihtsustatud, selline mustvalge tahetakse näidata, et kõik on korras, kõik on hästi, kõik on süsteemis, aga tegelikult ei ole. Ja mida rohkem süsteemis, seda rohkem hakkab neid igasugust lekkeid tekkima minu arust, mida rohkem me tahame näidata, et on perfektne kõik ja me oleme sellised väga teame, mis me teeme, siis ma arvan, et sealt tekib selline mäss või selline nagu vasturünnak, et ma ei taha ja mingi jõud alati tahab sealt nagu välja murda minu arust.